tere! Me oleme täna siin jälle Teelega ja me hakkame ise tegema jänkusid. Selleks on meil siin silmad, siis on meil jänkude lipsukesed või kaelasallid, liimipüstol, riis ja tatart. Kuna mul ühte sorti ei olnud nii palju, siis võtsime mõlemad. See on natuke venivat kummi, käärid ja siis on sokid. Kuna meil riis ja tatart nii palju ei ole, siis ma arvan, et me võtame kasutusele pisikesed sokid, millest me teeme jänkud. Teele, sina võta see sokk ja hoia niimoodi lahti. Siia me teeme riisikotikesse augu ja me täidame selle soki riisiga. Kas sa tahad ise valada, emme hoiab või sina hoiad? See hoiab. Ma vahepeal võtsin sellise lehtri ja panen siia sokki sisse, siis on äkki parem. Kalla siia riis. Nii, siis teeme niimoodi. Nii, hoia praegu seda sokki. Teeme ühe riisipaki veel lahti. Kas sa tahad hoida või valada? Hoida, valada. Nii, vala. Hopsti. Nii, loksutada, aga ära siit välja võtta. Nii, loksuta ja tubli. Siis on meil selline sokk on riisi täis. Ja nüüd me seome siit kinni selle kummiga. Lõikame. Kas sa hoiad siit kinni? Siit ülevalt natuke. Kõik siit nagu, võta siit näpuga, siis emme seob siit kinni. Jänku teeme. Ja kohe varsti näed, kuidas me teeme selle jänku. Näete, teeme. Siis ülejäänud lõikame ära. Sokk. Siis on meil juba jänku keha valmis. Siit tulevad meil jänku kõrvad. Nüüd järgmisena, muidugi saab osta ka mingist käsitööpoest pael, aga mina võtsin, näitan lähemalt, võtsin vanadelt kinkekottidelt ära need paelad ja nii-öelda taas kasutame neid siis. Nüüd me nagu võtame sellise peaosasid, kas nii on päras? Varsti on jänku valmis. Siin on see kannaosa ja siis kuskilt niimoodi, siis sellest tuleb meil jänku pea. Ja teeme talle sellise tšallikese, paneme kaela. Kus me teeme silmad? Ja need ka? Jah, teeme varsti. Lõikasin need otsad ära ja siis üritame sellise lipsukese teha. Silmad. Kohe paneme silmad ka. Nüüd on meil juba selline jänku pea, keha ja siit tulevad kõrvad. Tere, jänku aige pea on valmis. Jänku on meil valmis kõigest. Siis... Jänku on valmis. Nii, nüüd me teeme jänkule silmad. Siin on erineva suuruses, suured, väikesed ja kõige väiksemad. Keskmised silmad, eks? Nendel on siin isegi vist kahepoolsed teibid, et äkki liimipüstolit ei olegi vaja, ma proovin. Ja põlema. Nii, pane nüüd siia üks silm.
nii, ja siis paneme kohe teise. Saa seda lahti siit. Ja oodatsib. Okei, ma võtan selle uue, siit ei tulegi just lahti. Nii, pane teine silm. Pane kuskile siia kõrvale, et jääks nagu ühtlane silm. Liimisüst on väga hea. Nüüd meil on jänkul silmad ka peas. Nüüd me proovime kõrvad teha. Selleks lõikame siit katki. Kohe näitame. Jänkut katki ei tee, aga teeme talle kõrvad. Nagu võigutu. See on natukene keeruline, emme aitab lõigata. Ma natuke proovin nagu selliseks piklikumaks neid lõigata. Nüüd põhimõtteliselt võib kas liimida või siis siit kokku lihtsalt käsitsi õmmelda, et oleksid sellised kõrvad. Mina hoian ise liimi. Meie siis kasutame liimipüstolit ja liimime need kõrvad siin omavahel kokku. See liim on siin sulanud ja siis ta on hästi kuum. Paneme need kõrvad kokku. Nüüd need kõrvad on siin kokku liimitud, muidugi saab ka paremini neid liimida ja õmmelda, aga meie jänes on selline valmis. Et seda riisi või tatra kogust saab muidugi reguleerida, et meil on siin selline üsna pehme ja nagu modelleeritav jänes. Ma näitan Eestile ka janku. Jaa, muidugi, aga üks moment. Aga kui panna rohkem, siis ta on selline tugevam, et meile meeldib selline. Võib öelda, et see on ka selline ise tehtud stressipall. Et proovige kodus järgi teha ja kas teil õnnestus ja kuidas teie jänesed välja tulid. Kes on? Tšau!